Plaanis on nüüd sõita mööda Cottonwood Canyon Roadi Bridger Jack mesa külle pealt vaadata, kui kaugele saab, aga siin on ees üks takistus kohe, veetakistus ja see on päris sügav siin, tükk aega mehed vaatasid, mida teha, vaatan ka, kuidas siit üle saab. Mul vedas, nägin mägironijat Owen Cassidy, thank you Owen, võttis mu oma auto peale ja tõi mind üle sellest ojast. Pagama oleks olnud küll põlvini külm praegu. Esialgu on siin liiklus päris tihe. Selle oja ületuse juures tuli ikkagi iga 5 minuti järel mingi auto ühte või teistpidi. Aga tõenäoliselt kui kaugemale lähen, siis läheb asi väga hõredaks. Paremal on Bridger Jacki mesa ja siis on Cottonwood Canyon peaks olema. Bridger Jacki mesa lõpuni 17 miili, teiselt poolt saab tagasi. Ma ei usu, et see mul õnnestub. Kohalikud rääkisid, et üleval pool hakkab varsti tee tõusma. Läheb tee mudaseks ja võib isegi lund olla. Nagu näha, liiklustihe. See on hea, kui autosid eespool on. Nendel kaljudel Bridger Jacki mesa peal käivad siis väga paljud ronimas, nagu ma aru olen saanud. Enamik siin, kes on mööda sõitnud vastu tulnud, on ronimisvarustusega. Viimased miilid tee tõusnud, muutunud selliseks, kus on ka kuivanud mudased lõigud, ilmunud esimesed kivised kohad, sest tee tõuseb Bridger Jacki mesa külje alla. Korraks läheb siit nüüd vist jälle ära, aga teeb nad ühe väikse nõksaku. No siin on näha nüüd, on olnud mudased kohad määre ilmaga. Jälle on olnud pikem tõus. Tuldud on 7,5 miili peaaegu. Ja siin ei ole tee enam nii sile ja kruusane, siin on näha kuivanud, tahenenud saviliiv. Läheb mesale väga lähedale, sellepärast et siin vasakul on kanjon ja ta peab saama üle kanjoni sealt ülevalt sõidetud. 8 miili tuldud. Siin on see, millest on räägitud, et üleval on lumi. No mitte küll tee peal, aga nende mägede peal ja päris korralik lumi. 10 miili tuldud. Vahepeal olid kanjonitesse ilusad vaated. Tegin pilti, istusin. Aga tee läheb ikka üles ja üles. Kogu aeg on nüüd olnud ikka sisuliselt tõus. Algusest peaaegu peale võib öelda. No, nüüd antakse väike hingetõmbepaus ka mäest alla. Ma loodan, et see väga suur laskumine ei ole, sest ma ei tea, kas ma saan ümber selle Bridgeri Jacki mesa ringi teha või mitte. Lähed. Kui ei saa, tuleb sama teed tagasi tulla. Siis hakata jälle vastu mäge väntama. No ei, tänan ei. Jõudsin ühele rohumaale siin üleval. Keerasin pea teelt kõrvale. Väga kummaline on midagi nüüd jälle rohelist näha siin. Aga kõrgust on ka piisavalt. No nice.
siin olid vahepeal juba sellised mitte kõige tahkemaks läinud mudased kohad. Ja siin on nüüd näha, kuidas autod on kaapinud. Siin tõenäoliselt 2 päeva tagasi ma kuulsin lugu, et siin nädala keskel olid ühed inimesed 2 päeva lõksus olnud. Ei saanud välja, nii mudane oli. Suht värsked mudased kohad. Aga üldiselt siiski täiesti tahked. Kaksteist miili tuldud. Siin on olnud juba märjemaid mudaseid kohti ka. Tõus jätkub. Väike laskumine ja läbi poolvärske muda. Seal on mingi väga ees. No võt, läbi sai. Ja jätkub ees ka tõus. Nüüd olen Jack Bridgeri mesa tippu jõudnud, see jääb just paremale. Ja sees, see suurem oli katedraali mägi. See on siin tähtis landmark. Mitte see, vaid see teine. Vaat see, mis nüüd nähtavale tuleb, see parempoolne peaks olema katedraali mägi. See on nüüd Bridger Jacki mesa tipp. Siin vist ei ole küll olnud paar päeva mitte kedagi jälgida järgi otsustades. Käisin katedraali Beauty taga servasin ära 16,6 miili tee algusest ja nüüd keerasin Big Pocket Overlookile, siit peaks saama lõpus super hea vaate ühele kanjonile, Salt Creeki kanjonile, aga selleks tuleb veidi mööda sellist teed lõgistada. On pärapõrgu. Kas nüüd tuleb midagi? Oi. Ossa bloody hell. Wow. Super. Salt Creek Canyon. Ja tasus punnida. Väga viis. Siin käib ühelt vaatekohalt teisele. Ja siis siksakitab mööda äärt. Wow. No nii, nüüd peaks tulema see põhivaatepunkt. Tuleme ma ratta sellest igaks juhuks maha. Oh jaa. No palun väga. Poole päeva tee. Ja selline vaade. Ja veel üks super vaade. See peakski olema see klassikaline Big Pocket. Suur tasku. Vau. Nagu näha ei ole siin kurat teab, mis ajast peale keegi käinud. Siin on põhimõtteliselt nagu suund ja siis see keerutab risti-rasti. Aga õnneks on katedraali Beauty ja ma olen sellise poolsaare peal, et siit ära küll nüüd ei eksi. See peaks olema küll lollus siit ära eksida. Hurraa!
katedraali Butte. Selle alla algab suur tee. Hea on olla suure tee peal. Kui keegi küsib, et kas mul vähe kõhe ei olnud seal taga, jah, oli küll. Kellel ei oleks, ma ei ole näinud inimesi. Ma ei tea, 3 tundi. Ja siin ei ole mitte mingeid värsked jälgi. Värsked jäljed on siin minu rattarajad. Hea on olla jälle maanteel. Aga siin on servad, ettevaatust. Üle 20 miili tunnis ei taha väga lasta. Mõtlesin korraks, et lähen ikkagi Bridgeri Jacki nii-öelda vastasküljelt tagasi, aga ei. Oli küll ilus trekk, aga ei ole vaja üle panna. Ei ole vaja üle panna. Seal on paar hargnemist ka, kus ei pruugi väga kindel olla ja kindlasti ei ole seal üldse liiklust, et siin tagagi ei ole ju täna mingit liiklust olnud, et ei ole vaja üle riski. No nüüd oli küll nali. Üks trakk tuli vastu. Siin on nii tore. Tore on ilmselt nautida alla mäge sõitu, kus tuleb nüüd totaalne downhill. Mõned sellised nõksud üles ja siis jälle downhill. Rahulikult vaatame ringi. Meest mööda. Nii tore. Hommikul Mäkke sõites ei saanud arugi, et see nii ülesmäge on. Nüüd on ainult downhill põhiliselt. No mõned põndakud on jälle ja siis jälle downhill. Beef basin is up. Väga tugevaks läinud. Päike on nüüd otsa selja tagant. Ma arvan, et siit vast mingi 4 miili veel minna. Nüüd nii suurt allamäge ei ole, nüüd on sellisem hästi õrn allamäge. Big open country.
suured mäed all. Tohutu vastutuul on. Kõht läks tühjaks. Olen päeval olnud väljas 5:40. Hommikul söön kerge salati. Nüüd päeval olen söönud ühe banaani ja pool batooni. Selge see, et läheb kõht tühjaks. Panen teise banaani keresse. Kõva tuul. Maantees paistab. 40 miili saab täis. Üle 60 kilomeetri. Ligi 6 tundi. Tore sõitari. Kuna aega veel on, siis teen Bridger Jacki mesa eest ühe tiiru. Seal teisel pool pidi tulema ägedad vaated. Praegu peaks päike olema õiges suunas ka, et sinna vasakule nuki taha on vaja minna. Ehk siis näis on seal vaateid või ei ole. Vot milline tee. Nüüd minust vasakul on Bridger Jacki mesa. Siit oleksin ma siis tulnud tagasi, kui ma oleksin julgenud võtta talle väiksema tee. Aga ei, ma ei kahetse, ma saan väga hea downhilli. See on pretty rough road tegelikult. Et ega see väga kihutamisi tee ei ole, peab vaatama ja kõik on üle väikest astangut ja kivide vahet laskma. Bridger Jacki mesa, üks serv, välja ulatuv serv, väga vahva. Ja vaatame veel veidikene. Aega ongi alles 4:30. Eile ju kella 5 läksin Colorado jõe õuerlukile ja polnud ka häda midagi. Ja muidugi mäest väga ei taha hakata alla sõitma. See on jälle pärast üles sõita. Ikka on tahtnud, et no okei, vaatan järgmise nuki taha. Ja vaatan järgmise nuki taha. Ja nii muidugi sõidad ja sõidad. Ja nüüd tagasi.